Tere! Mina olen Mikko Virkala ja töötan Päästeametis ennetustöö osakonna eksperdina. Minu üks ülesandeid on ka inimestele veeohutusalase teadlikkuse tõstmine. Tegevused vees ja vee ääres on inimesi alati köitnud ja see on väga tervitatav. Ujumine, paadisõit, purjetamine, sukeldumine või ka teised veeäärsed tegevused on hea ajaviide ja vaheldus inimestele. Kuid kahjuks veeõnnetused ja veesurmad on Eestis liialt suured. Juba väike veeohutusreeglite rikkumine võib tuua esile uppumissurmad. Mida siis teha või mitte teha, et ei tekiks halba olukorda? Jälgime 5 põhireeglit. Jälgime ilma. Halva ilmaga me ujuma ei lähe. Kui on hea ilm, võtame kaasa vastavad riided ujumiseks. Paneme pähe peakatte ja võtame kaasa joogivett. Jälgime vee soojust. Eesti vetes läheb temperatuur ka üle 20 kraadi ja see on soovitatav ujuma minekuks. Ujuma võib minna ka 18 kraadises vees, kuid siis peab olema ka kere hästi treenitud. Jälgime veevoolu ja lainetust. Jõgedes ja järvedes on kiire vool ja meres võib olla kõrge lainetus. Jälgime veekogu põhja ja kallast. Läheme sisse sealt, kus on ohutu ja kontrollitud ja tuleme ka sealt välja. Põhjast katsume jälgida ja vältida mudaseid kohti, kuna sinna võib sisse vajuda. Jälgiga vee sügavust. Turvaline on ujuda seal, kus jalad ulatuvad põhja. Kui sa peaksid hüppama näiteks paadist vette, siis sa ei tunneta sügavust ja jalad ujuvad põhja, sul tekib hirm ja läbi selle võib tekkida ka uppumisoht. Räägime ka natukene ujumisreeglitest. Kui me oleme saabunud veekogu äärde, siis kõigepealt tea oma ujumisoskust. Ehk et basseinis ja looduslikus veekogus on erinev temperatuur ja on ka erinevad ujumisoskustel inimestel, et tasub kindlasti neid ka katsetada. Oluline on see, et igaüks hindab oma ujumisoskust erinevalt ja selleks ongi vaja praktiliselt proovida looduslikus ja ka basseinis oma ujumisoskust katsetada. Valime alati ujumiseks avaliku ranna, sest seal on kontrollitud veepõhi, paigaldatud piirdepoid, mõõdetud õhutemperatuur ja veetemperatuur, paigaldatud signaallipud ja on ka rannavalve, kes saab abi anda vajaduse korral. Kui signaallipudest rääkides, kui lehvib punane lipp, siis on tegelikult ujumine keelatud. Veetemperatuur on alla 16 kraadi ja võib olla ka meres suur lainetus. Kollase lipu puhul on tegelikult keelatud lastel, eakamatel inimestel ja kellel tervis nõrgem on ujuda, sest veetemperatuur on seal 16 ja 18 kraadi vahel ja võib olla ka kerge lainetus. Kui aga lehvib roheline lipp, on veetemperatuur üle 18 kraadi ja võib minna rahulikult ujuma. Alkohol ja vesi ei käi kokku. Kui te näete ujumiskohas alkoholi tarbinud inimest, teavitage sellest rannavalvele, sest ujuma alkoholijoobes minna ei tohi. Ujudes ärge kunagi tundmatus kohas hüpake vette. Vees võib olla väga palju võõraid esemeid, palgijuppe, klaasikilde või on nii madal, et tegelikult vigastate ennast ja võite samamoodi uppuda. Kui te näete ujumiskohas vette hüppavaid keelavaid silte, siis sellest tuleb ka juhinduda, ei tohi hüpata. Samuti ei ole hea täiskõhuga minna ujuma, sest inimese füsioloogia on nii üles ehitatud, et ta seedimiseks vajab hapnikku ja teised lihaskonnad jäävad ilma hapnikuta ja võivad tekkida jalakrambid. Ja siis jalakrampe, et vältida, peab neid masseerima, aga vees olles on seda üsna raske teha, sest me peame pinnal püsima. Kui te olete
päikse käes liialt kaua olnud ja olete kuuma saanud, siis ärge minge kohe külma vette, sest see võib teie südamele kehvasti mõjuda ja võib jälle tekkida uppumisoht. Kui te ujute, siis alati minge vette kõndides kuni rinna sügavuseni ja siis ujuge kas kaldaga paralleelselt või tuldud teed tagasi. Nii väldite sügavasse vette sattumist ja ei teki ka uppumisohtu. Kui ujumiskohas on hüppetorn, siis palun ärme uju hüppetorni all, sest hüppetornist võib keegi teile peale kukkuda, te saate vigastada ja juhtub jälle kurb uppumissurm. Ja kui te ise hüppate tornist alla, siis samamoodi katsume kiiresti sealt välja ujuda, et keegi teine sealt alla hüpates teid ei vigastaks. Kui teil ujudes hakkab vees külm, siis palun tulge koheselt välja, sest nii võib jällegi juhtuda õnnetus ja tekivad krambid ja te võite uppuda. Tule veest välja, kui sa oled väsinud. Basseinis olles saad sa küll natukene puhata, aga avaveest tule koheselt välja, sest väsimuse tagajärjel võib juhtuda jälle õnnetus. Jäta meelde, millised on veeohutuse reeglid. Jälgi ilma, jälgi vee soojust, jälgi vee sügavust, jälgi vee voolu ja lainetust, jälgi veekogu kaldaid ja põhja. Pea meeles, kuidas ohutult ujumas käia. Tea oma ujumisoskust. Vali ujumiseks selleks ette nähtud koht. Alkohol ja vesi ei käi kokku. Ära hüppa vette, vaid astu rahulikult vette. Ära uju täiskõhuga. Ära uju ülekuumenenult. Uju pikki kallast. Ära uju sildade ja hüppetornide all. Tule veest välja, kui hakkab külm. Tule veest välja, kui oled väsinud. Nüüd sa siis tead, millistest veeohutusreeglitest kinni pidada, et suve mõnusid nautida ja turvaliselt ujuda. Turvalist ujumist!